tere hommikust! Mitte täna. Vähemalt mul on mingi osa nüüd pakkidest kohale jõudnud. See pakk, mis ma eelmises videos rääkisin, suuremast kolmandast pakist, see veel ei ole jõudnud. Aga mul on vahepeal asju juurde tellinud, nii et ja väike thrift shopi tellimus on kohal. Päris palju asju on sees. Aga alustame sellisest karbist. Siin on, see tuli muidugi AliExpressist tegelikult, aga siin on väike rooliadapter koos poltidega selle jaoks. Siis kuna roolivõim lendas laiali, siis on siin siuke asi. Käigukasti, mis see nüüd oli? See fucking tihend sinna üles kasti joovestiku külge, mis kasti sisse jookseb. Ja uus roolivõimupump. Selle paneme täna külge, et roolivõim töötaks. Suurt tüütu on sõita ilma roolivõimuta. Vaatame, mis siin veel on siis. See on meie väike uus roolike. Thrift shopi rool. Üllatavalt hea kvaliteediga selle hinna kohta, mis ta oli. See oli mingi 50 midagi euri vist. Aga nagu mul on olnud enne Hiina roole ja see on nagu tõesti tundub nagu RRS käes umbes. Ja viimaseks on väike vihje. Willwoodi pidurisilinder. Willwoodi oma. Esimest korda mul on nagu kvaliteetsed asjad actually. Ja siis viimane kastike. CNC71. See tuli ka thrift shopist. Vist on mingi poolakad. Siin on kang kerbega. Ja väike hüdrokaraam. Ehk põhimõtteliselt see läheb kuhugi sinna, see läheb siia külge ja siis see on eemaldatav, et ma saaksin selle ära peita, et ma saaksin selle vajadusel ära võtta, et mingil määral, ma ei tea, kas see on vajalik, aga plaan oli, et selle saaks ära peita, et ma saaks selle ära võtta, et ma saaks ka tänaval sõita niimoodi. Aga praegu võtame osa asju kaasa ja lähme paneme midagi külge. Davai! Nagu ma kind of mainisin, siis ma hakkan roolivõimu pumpa täna vahetama, aga enne vahetame selle rooli ka ära, mida ma näitasin, et võtame selle vana ära, paneme uue külge ja siis hakkame pumbaga pihta. Ma eeldan, et ta käib samamoodi nagu 46-le, et siit tagant Groovari august sisse ja tuleb pääg välja. Unustasin rooliadapteri koju. Tõmbasin rooli maha ja ma lõhkusin rooli lindi ära. Ups. Mul polnud meeles, et see... Või tähendab, ma isegi ei mõelnud selle peale. Ma võtsin proovi pärast hüdrokaga kaasa, et näha, kuidas ta sinna vahele läheb, aga roolivõim on siin all, ehk me peame võtma selle õhukopsiku ära ja siis saab põhimõtteliselt suht hästi ligidale, nii et võtame selle ära ja vaatame edasi.
roolivõimu pump on seal all. Nagu näha, siis ta on suht värske. See minu arust ta ütles mulle, et ta just vahetas seda, aga huvitav, miks ta siis läbi läks. Igatahes see voolik tuleb maha saada, sealt õli välja lasta, alt panja lahti keerata, rihm maha saada, ratas ära võtta ja siis 2 torksi ja ta peaks kätte tulema. Keerasin selle klambri lahti, panin sinna mingi Monsteri purgi alla, loodame, et seda nii palju ei tule, et ta väga mööda jookseb. Jooksis kõik ilusti purki. Monster Energy ega roolivõimu õli vist ei tohiks olla sellist värvi, on ju. Siin on full mingi metallipudi täis lihtsalt. Nii, pump on nüüd vahetatud. Nagu näha, uus on seal olemas. Vana on siin. Ma loodan, et asi oli selles pumbas. Kuna rihmapingutit on natuke jama leiutada, siis mul ei ole seda õiget otsa sinna, et seda pingutada, siis nüüd ma pean lihtsalt rihma peale saama, kokku tagasi panema. Pump ise oli suht lihtsalt, tal oli mõned poldid siin ümber, ma kinnituse jätsin külge, võtsin ainult pumba küljest need poldid lahti. Alumine panjo, see oli suht jama, võtsin pumba lahti, lõpuks lasin trelliga lahti, nii et polnud hullu midagi, aga praegu paneme rihma peale, õli sisse ja vaatame, kas toimib. Vihma sajab ainult, see on veits jama. Looputasin mingi 4-5 korda läbi seda, et õli lõpuks puhtaks saada. Annab päntsutada seda rooli edasi-tagasi, aga nüüd on vähemalt paistab metallipurust vaba ja õli on läbi paistev jälle. Ei ole musta värvi, nii et tuleb see osa kokku tagasi panna ja koju minna ja rool peale panna. No nii, vaatame, kas oli kasu ka. Esiteks loodame, et käima läheb. Pemmi värk. Vajutame nuppu. Oota, võiti sisse. Nüüd vajutame nuppu. Töötab. Töötab. Ma arvan, et õli peab juurde panema. Võtame käigu välja. Natuke kahtlaselt töötab, aga teeme paar ringi kiirelt ja proovime, vaatame, mis seis õliga on. Hetkel tundub, et asi toimib. Ma päris kindel ei ole, kas kõik on hästi, sellepärast et tundub, et ikkagi Aegla soo peal on kuidagi raske see rool, aga noh, ma ostsin ka kõige odavam roolivõimu pumba, mis ma leidsin praegult siis. Lähme paneme veits kütust, sest mul on range ainult 30 kilti ja ma olen kodu poole teel tagasi. Kodus siis panen selle sportrooli, mis ma näitasin. Ma võtsin tööriistad kaasa, mul kodus ei ole tööriistasi hetkel. Ja huvi pärast siis proovime, kuidas seda käsipidurit saaks siia panna, et kas peab hakkama midagi erilist leiutama või saab ta lihtsalt panna kuidagi siia selle shifteri puti alla peitu lihtsalt, et ei peaks seda siia kuhugi välja panema, sellepärast et ma tahaks, et see auto ikkagi jääks siuke suhteliselt clean. Et see ei ole siuke, et vaatad peale ja mingid mugavustega värki ei ole. Kont küll ei tööta, aga kont võiks ka töötada. Lege FM peksab selles suhtes, et kõlarid on ka toimivad. Nii et ma loodan, et see rooli pealepanek läheb ilusti ja ma olen suht kindel, et mu visioon sellest autost saab ühel hetkel valmis, aga ma ei tea millal. Sain oma adapteri.
Paneme külge. Ja valmis ta ongi. Päris mugav on, mulle täiega meeldib. Hea näeb välja ka, siuke veits reiskaari vibe on juba sees. Nüüd kuna rool on küljes, hüdrokas on hüdrokas, short shifter on küljes, siis vaikselt peab mõtlema, kuidas hüdrokat panna, nii et ma korraks proovin, kuidas ta siia puuti alla läheb ja siis saab edasi mõelda, kuidas seda kinnitada sinna. Nagu näha, siis see asi ei taha siia väga mahtuda. Ma mõtlesin, et ma saan ta kuhugi siia panna ja siis siit ülevalt siit augu läbi. Vaatame, kus mul see kuradi kang on. Ma ei leia seda. Et ma saaksin selle siia panna niimoodi umbes. Aga tundub, et siin peab hakkama veits rohkem leiutama. Vaatame, kas ta üldse siia alla mahuks niimoodi umbes sinna külje peale. Jah, tundub, et siit tuleb see plastik ära võtta, siit hakata seda vaikselt lõikama ja siis vaikselt seda sättima. Sellega võib täitsa rahule jääda. See näeb päris hea välja minu arust. Ma veel sõitnud ei ole, aga tunne on päris hea seal taga istuda. Mulle tundub, et selle roolivõimuga on ikka mingi häda, sellepärast et ta teeb veits häält ja praegult, kui ma sõitsin sellega, siis praeguseks ta on nüüd jälle natuke siuke allikas mingit metallipudi sees, et miski pärast ikkagi, ma ei tea, kas midagi on seal valesti või mitte, sest ma loputasin ta päris mitu korda läbi ja siis ta ei olnud enam hall, aga nüüd ta jälle lappab. Aga igatahes rooli sain ka külge ja ma olen jalutan nüüd poodist, et ma ei viitsinud sõita, aga selleks korraks kõik. Järgmine kord hakkame rohkem uurima, kuidas seda hüdrokat sinna vahele panna, lammutama ja lõhkuma veits ja nagu alati, like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord.